Aasta oli 1974. Oli. Kuidas teil tekkis mõte hakata valmistama takisteid? Kuidas tuli üldse mõte see firma rajada? No osa oli plaanitsetud ja osa juhtus tulema õigel ajal, milleks me olime valmis. Üks peapõhjustest, miks ma hakkasin otsima oma firma loomist, oli, et ma olin seda endale lubanud teha 10 aastat ennem juba, kui see oli mu eluplaan nagu, et õpin suures firmas nagu General Electric, kuidas asjad käivad ja siis teen ise. Ja teine oli, kuna meie tütar, kõige vanem tütar oli just jõudnud aega, kus sõbrad olid tähtsad, ei tahtnud kolida enam ja General Electricu firmas, kus ma olin, oli see pääsematu tee, et sa kolisid päris tihti. Nii et siis mul tuli võimalus General Electricus istuda maha, teha plaane. Ma tegin nendele plaane, kuidas Euroopas müüa GE Terminet masinaid ja tegin endale samal ajal poole ajaga plaane, mida võtta ette ja 50 projekti umbes sai läbi kaalutud ja mõeldud ja pardikud läksid käima, kui korraga oli kuulutus ajakirjas, et müüa olid ühe firma Varemed, mis tegeles paksukihi takistadega kaudselt, millest ma teadsin juba, aga peamiselt see oli üks firma, kes tegi seda protsessi, kellel olid masinad kõik olemas. Ostsime selle firma ära, tõime ta Newport, Rhode Islandisse ja leidsime talle kiiresti koha moodsas shopping mallis. Kuidas see eesti keeles on? Ostukeskuses. Ostukeskuses, kus kõrval oli Singeri masin ja hiljem tulid pitsad, aga meil oli värske koht, puutumatu peale ehitust, kus me saime õhujahutusse korda ja nii edasi, tolmuvaba koht. Ja siis tuli see aeg, kus tuli välja, et see terve maailm oli recessionis, keegi mäletab, aeg oli umbes nagu tänapäeval on. Majanduskriisis. Majanduskriis oli ja oli päris sügav. Ja siis tuli see mõte, et mida sa teed, kui need kontraktid, mis me arvasin, et meil olid, siis juba kadusid ära. Isegi firma, kes olid ostjad, kadusid ära. Ja õpperaamatu välja tuues tuli välja, et sa loed siis üle, mis sul on produktidest ja kui võimalik, teed uued produktid valmis, tood need turule, siis kui asjad jälle hakkavad kasvama. Ja oligi nii, et kaaludes produkte, mis sobisid meie uuele värskelt ostetud vanadele masinatele, oli kipp-resistor, kipp öeldakse vist eesti keel. Kiip, takiste, jah. Ja takiste on elektri osa nimi. Ja tuli välja, et neid on vaja ja oli arvamine, et eriti käekellade turg, kus nad tulid välja digitaalkujuga, et selles turus oli vaja eriti head kompetentsi, mida ma arvasin, et meil oli, et sinna turgu astuda. Mida seal miks käekelladele oli neid takisteid vaja? No, käekellade disain elektrooniliselt vajas 30 megaohmi, 20 megaohmi selles ringis väärtuses takisteid, mida tol ajal ei osatud teha, mida meie oskasime teha. Oma lühikese ajaga me olime seda ära õppinud. Ja meil oli enne ka teadmisi, mis ma kaasa tõin selle ala peal. Nii et esimesed kõrge väärtusega takisteid, nagu neid inglise keeles nimetada, neid hakkasime tegema
ja augustikuul olid meie esimesed turul. Detsembrikuul ma kutsusin juba oma kolleegi General Electricust, et temale see projekt üle anda, kui ta mulle töötas seal. Ja tema naine koos detsembris läksid Californiasse nende kiipide vabrikusse, kus neid kellasi kokku pandi. Ja tulid välja, mis oli nagu aasta tellimised sellega võrreldes, mis meil oli. Ja see juhtus siis nagu iga kuu tulid aastased tellimised. Me kasvasime korraga hästi kiiresti ja tänu sellele, et me olime läbi võtnud, mis me tahtsime teha ja kuidas seda teha, me tõime oma kompetentsi laaserimasinad, mis tol ajal olid uued ja asendasid kõige tööd nõudvamad kohad vabrikus, asendasime laseritega. Ja laserite üks asi, mis nad tegid, lõikasid keraamikat tükkideks, sest need osad, mis me tegime, said tehtud suure plaadi peal ja me lõikasime selle plaadi siis vaod sisse ja siis murdsime neid tükkideks. Käsitsi alguses? Käsitsi murdmine, aga see, mida teised tegid, oli teemand saega saagisid need kipid omavahel lahti. Mis võttis palju aega ja väga kulukas ja neid tööriiste oli ka vähe saada, neid diamond wheel grinder'i. Ja te tõite laseri, mis hakkas lõikama? Ja laseriga lasid sõpp ja oli tehtud ja siis ainult murdsid. Te ütlesite, et 74 alustasite firmat, 78 te olite jõudnud juba täiesti, nagu öeldakse, plahvatusliku kasvuni. Te olite maailma üks suuremaid firmasid selle ajal. No suurus või, eks ole, kui sa nii väiksed asju tead, et sa neid pead mikroskoobiga vaatama, siis mis on suurus vabrikus, eks ole. Ja see oli kuidagi kavalusega mõeldud ka, et me valisime selle produkti, et me ei lähe mitte kogemata autosuuruste produktide peale, et kohe vaja on uut vabrikut. Seda tööd sai teha väikses ruumis ka. Ja teine asi oli, et nende takistajate väärtuse andmine toimus selle materjali oksüüdi äravõtmisega ja seda tehti hambaarsti liivapuuriga, jah. Nii et seda, see oli väga aeglane töö ja kogu aeg pidid mõõtma katsete vahel. Ja selle me asendasime ka laiseriga. See oli, laiserid tol ajal olid 1,5 miljonit tükk Ameerika dollarites. Aga meil õnneks juhtus olema sõber, kes oli oma õhukese kihi firmad avanud ja nendel ei olnud küllalt protsessi või vabrikud sisse seadet veel, et täisproduktsiooni saada, aga laser oli kohal. Ja me saime siis nende laserisse aega osta ja trimmisime oma protsessorid siis laseri kiirusega, mis oli 20 tükki sekundis. Ja see oli muidugi palju kiirem kui selle liiva asjaga liigutada seal. Milline oli teie koht kiipide turul, ütleme seal 78-80? Sel ajal, kui see digitaalkäekell oli haripunktis, siis meil oli üle 90% turust, nagu me ise arvestasime. Maailmaturust? Maailmaturust. Ja kuhu me neid kiipisi saatsime, oli Hong Kong, Jaapan, igale poole, kus olid need kella seesmise osa valmistajad. Ja siis neid oli tegelikult 60-80 firmad, kes tegelesid
elektroonilise kokkupanekuga. Ja nendest, no neid oli hea ära lugeda ja siis vaadata, kellele me müüsime, kellele me müünud ja 90% oli päris hea number. Aga mis see tähendas, oli, et me tegime siis, et patent tuli välja ja kõik see varandus, mida me tegime, hakkas minema integrated circuit chipi sisse kui osa sellest. Ja meie osad jäid siis välja. Olgugi, et firma nagu Timex me müüsime 5, 6, 7 aastat päris korralikus vormis teatud kellamudelitele. Me tegime, turg kaevas, turg läks kokku ja see viimane nali oli siis, kui üks fabrik teise järel pandi kinni neid asju tegemast ja kõik panid oma viimase mängu, et lõpetada produktsioon ja neil oli vaja takisteid ja nad tellisid nende käest neid rohkem, kui neil vaja oli ja me saime asjast aru ja mängisime seda mängu teistmoodi, nii et kui me saatsime ühele, kes ei saanud maksta selle eest, me saatsime oma representative'i sinna, kes oli siis üle mere või oli kodus ja tema tõi need takistid tagasi ja me saatsime jälle ühe teisele ja jälle ühe teisele. Ja siin on siis viimaks, millega me kinni jäime, oli viimane $970 ja see jäi tõesti saamata. Aga meil on hea meel, sest kõige tähtsam asi, kui sa oma firmat teed, olgu kui õilis su produkt või kui head su kunded on, kui sul ei ole sularaha plaani ja kui sa ei tea, kuhu see läheb, siis igasugust halba võib juhtuda. No teil oli väga kindel sularaha plaan, te ei lugenud sularaha nädala kaupa või kuu kaupa, vaid lausa päevadega? Iga päev. Ja kui palju tuli sisse ja kui palju läks välja ja me teadsime täpselt, mis tulemas oli järgmise kuu ja pooleteise jooksul, nii et kui raha oli vaja, sai seda pangaga kaubeldud ilusasti selle asemel, et minna sinna hädalisena ja me olime sadulas selles finantseerimises. Huvitav on mõelda selle peale, et kui te need kiipe tegite 70ndate lõpus ja neid kelladesse paigutati, ilmselt jõudsid ka Eestisse. Eestisse toodi ju Soomest ka Jaapani kellu ja Hiina kellu ja ilmselt kaudselt jõudis teie eestlaste poolt tehtud asi ka Eestisse. Kindlasti jah. Sest nad läksid nii odavaks, eks ole, olgugi, et need, kes neid sisemusi ostsid odavalt, panid kallid kella juveelid peale ja tõstsid hinda sellega. Aga ikkagi, mis sees oli väga odav ja selle tõttu digitaalkellad võtsid üle analoogkellade koha ja iga laps sai endale kella. Öelge, mille poolest teie takistid erinesid teiste firmade omast? Mis oli see teie turu nišš? Meie turu nišš oli see, et meie oskasime teha kõrgväärtusega takisteid, sest kelladele kõik ei olnud muidugi kõrgväärtuse, ma räägin nüüd oomidest ja megaoomidest ja megaoomidest 20-30 megaoomi oli peaaegu võimatu teha tol ajal või vähemalt teha neid odavalt. Ja meil oli see saladus teada, kuidas seda teha. Me pidime ise oma materjali tegema, teised ostsid seda DuPonti käest, meie ostsime sinna, mis oli vaja kokku panna ja panime ise kokku ja saime selle oma patendiga oma tööd tehtud. Kas see on siiamaani saladus? Mis see teie saladus oli? See saladust ei ole enam vaja, sest need asjad, mida sa saad DuPonti käest osta ja mujalt, on tänapäeval võimelised tegema kõiki neid väärtusi, millest me räägime. Välja arvatud väga kõrged väärtused. Ja kui me läheme IMS-i, siis sa näed, kus meil on masinate unik, mis teeb kõrgväärtusega tšepide testimist, mida kellelgi teisel ei ole seda capacity't, mis meil on. Siiamaani. Me oleme edasi läinud 20-30 megaoomist
teravamideni ja kõrgemale. Et teie hakkasite oma materjali ise valmistama? Selleks, et teha seda kõrget väärtust, jah. Kas see materjal on ka patenditud? Kas see materjal kuulub siiamaani teile või kuidas see? Ei, seda materjali me enam ei kasuta, sest seda enam, see oli võtlemisi komplitseeritud. Sa tegid seda materjali segamist tegelikult suruõhuahjus 850 kraadi Celsiust. Ja see oli, kuidas selle saladus oli. Aga see on võtlemisi keeruline asi ja instrumentatsioon on väga hea tänapäeval. Sa saad veerand kraadi väärtuses hoida oma kuumutusahju, aga seda ei ole enam vaja, sest sa saad seda materjali nüüd osta. Kui nüüd see kellade turg langes ära, kindlasti pidite leidma uusi kundasid ja ostjaid. Kes on veel teie kliendid olnud? Kellele te veel olete tootnud? No me oleme püüdnud laiendada alati turgu, mida high reliability on inglise keeles öeldud. Kõrge usaldusväärtus. Kõrge usaldusväärtus, jah. Ja seda, et seda teha, sul peab olema õige disain, sul peab olema materjalid, mis on võimelised seda tegema, mida sa lubad oma spesifikatsioonis. See tähendab, sul peab olema testing laboratory, kus sa neid asju mõõdad ja paned tundideks ja sadadeks tundideks paned produkti testima kuumuse, külmusega. Ja seda kõike me pidime läbi tegema samal ajal, kui me hakkasime neid takisteid müüma. Ja muidugi alati oli huvi spetsialiteedi vastu. Igasugused programmid, mis oli Ameerika kaitseprogrammides, sõjaväe kaitseprogrammides, neil olid oma nõuded, mida võib-olla üks firma sai rahuldada ja me saime sinna sisse päris kiiresti, me leidsime kiiremini tee, kuidas neid asju teha kui mõned teised. Nii et te olete teinud koostööd ka Ameerika sõjatööstusega, NASA-ga? See on huvitav, et sa nimetad NASA-t, sest sa nimetasid seda paar päeva tagasi, kui me Keegi rääkis mulle just, et NASA oli... Ja ma läksin, vaatasin meie tellimisraamatus. NASA üks tellimine on mul siin, mida ma kahjuks näidata ei saa, aga siin on terve hunnik takisteid, mida me just nendele müüsime. Nii et teie takistid jõudsid nii Ameerika sõjaväkke, kui jõudsid ilmselt ka kosmosesse? Jõudsid enam-vähem igale poole, Patriot Missile ja mis oli mõni aeg tagasi. Ja viimane sõna on nüüd nende kommunikatsioonisüsteemide peale, mida jalavägi kannab kaasas endaga. Meil on sinna nüüd uued produktid jõudnud, mis vajavad ära ekstra radiatsiooni. Liigse kiirguse? Kiirgus, mis võib segada teisi aparaate või lihtsalt kommunikatsiooni. Ja kui sa saad neid emissioone välja võtta produkti enda sees, enne kui nad kuhugi jõuavad, see on kõige parem lahendus. Ja eriti, kui neid osasid saab teha odavalt, mida me oleme jälle selle saladuse saanud, kuidas neid disainida niimoodi, et need saab odavalt teha, aga väga kõrge spetsifikatsiooniga. Tundub, et see on ka üks teie äri nii-öelda edu saladusi, et te tegite väga kvaliteetset toodangut, aga teie hind oli odav. Te otsite selle maas, et te olite väga konkurentsivõimelised. No see on kõik võrreldav, sest meiega konkureerisid paljud, kes ka andsid madalat hinda. Aga nad meie rõõmuks ei jõudnud sellega väga kaugele, sest nad hakkasid raha kaotama nendega. Miks? No, kui see disain ei ole õige ja sa teed ühe plaadi peal teed
500 või 1000 või 10 000 osa, siis plaat peab olema perfektne või siis kaotad ikka mõned kipid ära sealt, kuna need on kõrgema otsa peal või kusagil, mis annab neile teise konfiguratsiooni. Ja yield on see ingliskeelne sõna, eks ole, mis on produktsiooni kaotamine sellele, et sa ei tee kõike perfektselt. Ja kui sa teed 50% või vähem, siis 50% läheb kaduma. See on suur kuluvahe sellele, kui sa teed 100% või 99%. Ja see on, mida saad enam-vähem teha kui insener või kui üks füüsik. Sa saad välja nuputada, mispärast sa kaotad produktsiooni ja mis sinna teha, et seda yieldi suurendada. No teine asi, mis te ütlesite ka ennem, oli see, et teie firma ei ole kunagi kinni olnud, et ühe päeva te võtsite ükskord, kui te läksite paadiga merele. Aga töökultuur on olnud väga kõrge, tööd olete teinud kõvasti. Töökultuur on alati kõrge olnud. Meie võtsime ükskord õige alguses võtsime päeva ja läksime kahemastisega sõitma ja me saime kõik terve IMS-i peale panna. Aga peale seda on olnud, meil on olnud jõulusid, kus me oleme pidanud paluma töölistel, et nad tuleksid, annaksid jõuluajast meile oma aega, et midagi välja saata. Aga samal ajal, kui on olnud siis võimalus neil lasta aega tasuks võtta, me oleme seda ka teinud, nii et meie läbisaamine töölistega on alati väga hea olnud.